kui ma tulin Eestist tagasi, on terve see kuu aega olnud oma sees väga tugevas nagu kuulamises ja kuulanud, et kas Jumal, sul on mingi sõna mulle. Mulle tundus, et on nagu vaikus, aga tegelikult selle vaikuse sees ta kogu aeg tegelikult kõneles ja ta kõneles läbi asjade, mis häirima on nagu vale sõna, aga hakkasid kuidagi tähelepanu võtma, et see asi muutus nagu, ma ei oska nagu seda sõna öelda, et see ei ole negatiivne, vaid ütleme nii, et püha vaim hakkas nagu näppu peale panema asjadele. ja üks hetk ma lihtsalt nagu taipasin ära, et püha vaim ütleb seda, et on aeg edasi liikuda. ja üks asjadest, millele püha vaim hakkas tähelepanu juhtima, oli, et me oleme teinud nii-öelda kuldkuju ja selleks kuldkujuks on Jumala poeg, mitte Kristus, ma mõtlen, aga meie oleme Jumala poeg ja me käime selle ümber ja me käime ja käime kogu aeg selle kuju ümber. Ma olen Jumala poeg, ma olen Jumala poeg. ja mis mind hakkas häirima, sain aru seda, et ma ütlen meie, aga kes tunneb ennast puudutana või kes ei tunne, kes on edasi juba liikunud, juba teab sellest, see on teine asi, ma ütlen meie, et me kinnitame nagu iseendale seda, et me oleme Jumala pojad, siis tegelikult me ei usu seda. kui ma eile rääkisin Ketule siin seda, siis ma nagu nägin seda, et tegelikult me ütleme, et me oleme Jumala pojad ja me ei ole orvud, aga meie hing tegutseb ikka veel orvu mentaliteedis, orvu mõtteviisis. Alguses ma arvasin nagu orb olemine, et see on selline religioon või nagu, kes on tulnud, inimesed, kes on religioossusest tulnud ja no, ütleme nagu religioonist, ütleme sellisest ja välja murdnud sellest ja tulnud sellesse puja seisusse, siis on nagu selline orvu mentaliteeti ja kõike seda. aga tegelikult orb meie hing on orb, sest et ta kaotas isa Eedenis ja nüüd see orb, see hinge nii-öelda see olelusvõitlus, selline ise hakkama saamine, ise tugev olemine, see on ju Aadamast alates, kuidas ta pidi hakkama põldu rügama, ise omaenda toidu seest hoolt kandma ja see ei olnud enam Jumal, kes varustas, vaid ta pidi ise ränka tööd tegema, et see põld kannaks vilja, et need loomad, kõik, ütleme, lambad ja kitsed ja kõik need ikka kasvaksid ja ei haigestuks ja nendest hoolt kand-. see kõik on üks ränk vaevatöö. ja tegelikult see on see orb olemine, kus hing peab tegema kogu aeg tohutut tööd, et ennast elus hoida. aga see mõtteviis on jäänud alles, hoolimata sellest, et me saame aru, et me oleme Jumala pojad, et meil on taevane isa. aga me vaatame omaenda positsiooni ikka veel orvu mõtteviisist lähtuvalt. ehk me vaatame seda nii, et mul on taevane isa ja me korrutame kogu aeg seda, et mul on taevane isa. Vau, mul on taevane isa, mul on isa taevas, mina ei ole orb, mul on isa taevas. ja kogu aeg seesama, ma olen Jumala poeg. ja kui ma Ketule eile seda ütlesin, siis ma ütlesin, kui Aaron või Kristelle tuleb, kas sa oled kunagi neid nägemas, avastamas, et mina olen nende isa või Ketu on nende ema? Nad ei ole kunagi tulnud selle avastusega. kuule, Hannes, sina oled minu isa. nüüd ma taipan. Neil ei ole seda. sellest hetkest, kui nad sündisid, nad on üles kasvanud, nad mõistavad seda, kes meie oleme. okei, see võib-olla alguses võib-olla nad väga ei mõistnud, kes see kiilakas on siin, aga nad kasvasid selle sisse, et kuule, mul on mingi seos selle inimesega. ja kui nende see mõtlemine ja kõik see võib-olla jõudis sinna vanusesse juba, kus ta sai aru, mis see nagu, mis see isa on või mis see ema on.
Nad on need, kes kannavad minu eest hoolt, söök on laual, kodu korras, riidlevad ja kõik ja riietavad ja sunnivad hambaid pesema. Need on need inimesed. ja nüüd, kui me võtame inimese, ütleme nii, et ma tõin sellise paralleeli Ketule, et aga nüüd oletame, et kui Aaron või Kristelle oleks võetud lastekodust, siis seda ei oleks. Seal võtaks tohutu aeg, et kõigepealt usaldama hakata, et kõigepealt aru saada, et mind ei saadeta siit minema, mind on tõesti vastu võetud ja siis võib-olla ühel hetkel nende hinges käib see ära. Vau, kas ma saan neid inimesi oma vanematest kutsuda? Kas ma saan sellele kiilakale öelda, et ta on mu isa? Kas ma saan sellele ilusale naistele, rahvale Kerstile öelda, et ta on minu ema? See klõks käib mingi hetk läbi, aga tal on ikkagi tõenäoliselt probleeme veel täielikult enda, selle nagu enda üleandmisega, usalduse ja selle mõttes. Ja ütleme, see hinge, tema hinge täielik tervenemine toimub sellel hetkel, kui ta saab aru, et ma olen nende kahe laps. aga mis toimub sellel hetkel, kui ta saab aru sellest, et ta on meie laps, ütleme, kui inimene, kui võetakse lastekodusse laps, siis me elame nii-öelda, noh, selles mõttes ütleme nii-öelda adopteeritud. meie mõtteviisi pärast me oleme adopteeritud, me oleme tema pojad, aga meie mõtteviis on adopteeritud mõtteviis selles mõttes, et see siin ei ole veel täielikult aru saanud. meie mõtteviisis me oleme adopteeritud ikka veel. kui niikaua, kui me käime selle ümber, et ma olen Jumala poeg, ma olen Jumala poeg, me peame seda korrutama iseenda jaoks. see tähendab seda, et tegelikult meie mõtteviis ei ole paranenud, me oleme ikka veel adopteeritud. me ei ole jõudnud sellesse kohta, kus me oleme Jumala pojad. ja ma olen küsinud Jumala käest, et nagu selle aasta jooksul, 6 jooksul, et nüüd kuidas edasi. ja mind on hakanud, need asjad on hakanud häirima. mind on hakanud häirima see hea ja kurja tundmise puur jutt, sest mina ei saa sellest aru. ma küsisin Keitu käest, kas tema saab aru. me saame aru, aga me ei ole kunagi olnud selles süsteemis. aga niikaua, kui käiakse selle korrutuse kurja ja hea tundmise puud, see on, see nagu Heebrealaste 6:1 ütleb, et kuidas seal on, et seepärast jättes kõrvale õpetuse, siis ta loetleb kõiki neid asju, mis me kõrvale jätame. et samamoodi see hea ja kurja tundmise puu on üks õpetustest, mis tuleb kõrvale jätta. siis me oleme edasi liikunud, meil on ainult üks puu ja see on elupuu. meil ei ole vaja enam käia selle kurja ja hea tundmise puu ümber. meil ei ole vaja käia ümber, et me oleme Jumala pojad, see on vajalik, sest et tulevad inimesed, kes tulevad süsteemist välja, neil on vaja kuulda seda, neil on vaja terveneda. inimesed, kes tulevad maailmast, neil on vaja kuulda, samamoodi nagu see, mida Heebrealastele 6, kes see iganes oli, kas oli meesterahvas või naisterahvas, kes selle kirjutas, mis ta loetles seal. et need asjad on olulised, asjadest räägitakse ja see on vajalik. aga selle ümber ei saa teha sellist seda ei saa kuldkujust ja sellest ei saa teha õpetust, mille ainult see, mille ümber käiakse. ja mis mind hakkas võib-olla nagu püha vaimu hakkas häirima, on see, et sellesse on väga lihtne jääda ja selle ümber nagu selle ümber nii-öelda kummardama jääda. ja ma kogen seda, kus püha vaim ütleb, et on aeg edasi liikuda. aga mis hetkel me saame aru, et orb nüüd on poeg, on sellel hetkel, kui me võtame nüüd füüsilises mõttes, selles füüsilises maailmas, kui keegi adopteerib, kui see adopteeritud laps ühel hetkel ta vaatab oma vanemaid ja ta vaatab kõike seda, mida need vanemad omavad. ja ta taipab, vau, kas see kinnisvara on kõik minu? kas need põllud on minu? kas see mets on minu? kas need järved on minu? kas need jõed on minu? kas see mägi on minu? kas see org on minu? ja kui nüüd ta taipab, et see on tema oma,
nüüd ta läheb isa juurde, oma või vanemate juurde, oma isa juurde ja ta küsib, isa, ma olen nüüd nii vana, on ta siis 6-aastane, kui ta taipab seda, on ta 12-aastane või on ta 20-aastane, sellel hetkel, kui tema hing terveneb ja ta saab aru, et ta ei lahku sellest perest mitte kuhugi, vaid ta on igaveseks ja ta saab usaldada neid inimesi, kelle alla ta on pandud või kes on tema omaks võtnud. ja ta küsib, isa, kuidas mina saan kõige selle eest hoolt kanda, sest ma saan aru, et see ühel päeval jääb kõik mulle ja ta ei karda seda öelda ja temas ei ole sellist orvu mentaliteeti, et kuidas ma lähen nüüd nende inimeste juurde ja ütlen, et ühel päeval see jääb minule, vaid ta läheb julgelt ja ütleb, kuidas mina saan kõige selle eest hoolt kanda, kuidas mina saan väärtust üles tõsta või aidata või ütleme nii, isegi siis, kui ma olen nii noor, aga anna mulle üks põõsas, mida kasta, mille küljest marju noppida, mille eest hoolt kanda ja vaadata, et ära ei närbuks. sina, isa, tead, milleks ma olen võimeline. aga ma tahan, et sa hakkaksid mind usaldama nüüd selles, et kõike seda, mida sina omad, et ma võiksin nüüd selle eest hoolt kanda. ja ma usun, et juba see on märk küpsusest ja tervenemisest, kui see laps tuleb ja ta ütleb seda ja ma arvan, sellel isal on väga hea meel, ta ütleb, et vau, lõpuks ometi sa saad aru, et sa saad meid usaldada, et me kanname su eest hoolt ja me ei viska sind minema mitte kuhugi, vaid sa oled siin, me oleme sind võtnud ja nüüd unusta ära see sõna adopteeritud, vaid sa oled minu poeg või sa oled minu tütar ja sa kannad minuga sama DNA-d, sest et sa näed kõike seda, mida mina oman, sa näed enda omana juba praegult ja see saab ühel päeval sinu oma olema. ja ma usun, et püha vaim tahab, et me liiguksime nüüd edasi. püha vaim näeb meid enamaks võimelise, kui käima ühe puu ümber, kus me vaatame orvu mentaliteedist lähtuvalt, et me oleme Jumala pojad, vaid me tuleksime nüüd sellesse Jumala poega sisse ja me unustaksime ära selles mõttes, et me oleme Jumala pojad. et me ei pea korrutama seda iseendale, et me usuksime seda, vaid me nüüd lähtuksime sellest vastavalt ja nüüd küsiksime Jumalalt, oma isalt, kuidas sa tahad, et ma sinu valitsuse eest hoolt kannan? milleks sina näed, et mina olen võimeline kandma, sest me oleme pärijad. saades, nagu sõna ütleb väga paljudes kohtades, me oleme saanud selle poja seisuse. me oleme saanud poja seisuse. me oleme esmasündinud. järelikult me oleme pärijad. ju poja seisusega tuleb kaasa pärija, see pärand. nüüd, kuidas me saame selle pärandi eest hoolt kanda? loomulikult see on füüsilises maailmas. see on kõigepealt, me alustame võib-olla omaenda kodust võib-olla ja nendest asjadest, mis on füüsilise silmaga nähtavad. aga eelkõige ma usun, et meie nagu Eesti ja Rootsi ja see kultuur ja see ühiskond on juba see, et kus kantakse tegelikult väga palju oma ümbritseva eest hoolt. et prügi ikka nii lihtsalt enam ei vedele ja nii edasi. aga kuidas vaimses mõttes näha nüüd seda, et see kõik on minu pärand. ja miks ma arvan seda, et püha vaim suunab meid edasi, sest et Jumal liigub alati edasi, tahab ainult rohkem ja rohkem meile näidata. ta tahab meile näidata enamat, sest praegusel hetkel, kui ma taipasin seda, et kui suur on see, et me oleme Jumala pojad, aga me alles jõudsime esimesse sammu. me jõudsime alles sellesse kohta, mille Aadam nii-öelda maha mängis või kaotas. me jõudsime alles sellesse esimesse punkti kõiges, mis, aga nüüd see on alles esimene samm,
nüüd me hakkame alles liikuma sellesse poja küpsusesse. Ja mis on selle poja küpsuse eesmärk? Et ühel päeval tundma õppida isa ja kus mina ja teie, kes me oleme siin, ühel päeval me võiksime seista inimeste ees või kelle iganes ees ja öelda, kui sa oled näinud mind, siis sa oled näinud ka isa, sest mina ja isa oleme üks. Sest kui me räägime poja seisusest, siis me räägime Nepios, Paidon, Teknon ja Niskos ja Ichos, aga on kuues kasv ja see on Padre, no Pater, see on isa, see on see, kus me tõesti õpime, me õpime tundma Kristust, Jumala poega ja seda, kes meie oleme Kristuses. Ja kui me nüüd selles oleme jõudnud küpsusesse, on see hetk, kus me saame tõeliselt tundma isa, see, kes ta on. Ma juba mainisin ka, aga mul läks jutt nagu teisele teemale, et miks ma arvan, et püha vaim tahab meid suunata või nagu edasi lükata. Sest et kui ma nägin seda, et kui Iisrael tuli Egiptusest välja, siis ainukesed, kes jäid paigale kõrbes, olid need, kes surid. Kõik, kes elasid, liikusid aina edasi. Ainult need, kes tahtsid tagasi minna, tahtsid paigale jääda, nad surid kõrbes, isegi Mooses. Ja ma tean selles mõttes see kalju löömine 2 korda, et kus Mooses lõi Kristus 2 korda risti. aga minule kõneles see praegu natuke teistmoodi ka. oli see, et miks Jumal ei viinud teda edasi, vaid võib-olla selles mõttes võib-olla ma eksin praegu selle koha peal, aga ma lihtsalt kuidagi nägin seda selles mõttes, et kus Jumal nägi, et kui tema oli midagi Moosesele öelnud, et tee nii, siis Mooses ei võtnud uuendust vastu, vaid ta jäi selle vana juurde. ta jäi selle täpselt seesama süsteemi, sellesama rutiini, sellesama juurde, kuigi see oli ainult 1 kord, kui Jumal seda ütles, aga ta juba jõudis eirata, mida Jumal järgmiseks ütles. see oli tema jaoks oli juba nagu nii-öelda, et ma tean küll, ma teen nii ja ta virutas selle kaljule 2 korda. ja Jumal nägi, et mul ei ole ma ei saa seda inimest, sest ta ei ole uuendusmeelne. kuigi see on väga kummaline seda Moosese kohta öelda, aga ta ei olnud uuendusmeelne vastu võtma uut, ei olnud võimeline vastu võtma, mis on järgmiseks Jumalal plaanis ja ta ei saa viia seda inimest tõotatud maale, kui ta võtab kaasa selle vana õpitud süsteemi ja kui Jumal oleks talle teisel korral andestanud, poleks seda maha nii-öelda, ütleme nii-öelda sinna maha jätnud ja ta oleks nüüd selle uue, kus ta oleks 2 korda tal oleks seda kaljut löönud, ta oleks sinna Iisraeli läinud ja seesama süsteem ja kõik see oleks kaasa tulnud. ja selle süsteemiga ei oleks tõotatud maad vallutatud. Jumal pidi ta jätma maha, tõstma uue, kes oli võimeline uuendusteks, kes oli võimeline võtma vastu seda, mida püha vaimul oli nii-öelda järgmiseks öelda. et selles mõttes ma saan aru, et minul võttis aega 6 aastat, et mõista seda, et ma olen Jumala poeg. kuni see tõesti siin midagi ära käis. 2,5 aastat ma imetlesin seda, et ma olen Jumala poeg. nüüd ma saan aru, et püha vaim ütleb, nüüd ei ole aeg enam imetluseks. nüüd on aeg hakata vastutama, on aeg võtta vastutus ja hakata hoolt kandma selle pärandi eest, mille isa on andnud. ükskõik, mida see ka, selles mõttes ma ei tea, mida see pärand tähendab, mida see vaimses mõttes igaühe jaoks tähendab täpsemalt, aga ma saan aru, et enam ei ole see koht, kus me vaatleme Orvu mõtteviisist lähtuvalt, kui vägevad me oleme Jumala pojad, vaid nüüd püha vaim ütleb, tulge nüüd selle sisse ja saage aru ükskord, et te olete see. Ei pea enam korrutama seda, et te usuksite seda,
lõpuks ometi uskuge seda, et te olete Jumala pojad ja nüüd vaadake ettepoole. Vaadake nüüd, mis mul teile järgmiseks öelda on. Ma hakkan teid õpetama selle pärandi eest nüüd hoolt kandma. Ja tõesti, et see nii-öelda need maa-alad aina enam ja enam teie kätte jõuaksid ja enam mitte adopteeritud mõtteviisiga, vaid juba Jumala poja mõtteviisist lähtuvalt. Et see oli selline üks väike nii-öelda amps sellest, mida ma usun, et püha vaim väga tugevalt see kuu aega on mu sisse nii-öelda nagu pressinud ja tähelepanu juhtinud. Ärge küsige minu käest, kuidas. nüüd see ma saan aru, et on järgmine aeg, järgmine periood, mis on, et tõesti saada aru, mis tähendab tegelikult see pärand, mis tähendab selle eest hoolt kandmine, see vastutus ja kõik muud, mis selle pärandi ümber nii-öelda käib. aga mul on sellest kirjakohti on ka, muidugi ma mainisin siis juba Heebrealast ju 6:1 alates, see on roomlastele 8:15 on, et te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud pojasõisuse vaimu, kellest me hüüame Abba, isa. Galaatlastele 4:6-7, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba, isa. nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. siin on Johannesele 1:12, Efeslaste 1:5, Luuka 15, 19 ja 22 on selline kadunud poja lugu. ja et kus see kadunud poeg tuli, et nii-öelda sellised, ma võiksin nagu kasvõi olla see sulane, aga isal oli nagu, et mis mõttes nagu, et sa oled mu poeg ja pani kuued ja kõik kõige vägevamad nii-öelda see nuumatud vasikas ja kõik, et võttis välja. isa mõtteviisis ei ole seda, et me oleme adopteeritud, et me oleme oma mõtteviisi poolest, et ta meid ei saa kasutada muuks kui ainult sulaseks olemiseks, vaid meie isa taevas, tema jaoks me oleme pojad, me ei ole adopteeritud. et meie mõtteviis peab nüüd selles uuenduses nüüd kaasa minema ja aru saama seda, et me näeksime iseennast samamoodi, nagu meie isa taevas näeb meid. et me jagame sama DNA-d, sama veri, sama geneetika, sama näopilt, et me ei erine mitte millegi poolest temast. kui, ja siin ei ole isegi mitte kuid, vaid me lihtsalt peame õppima, kasvama, tundma õppima iseennast läbi Kristuse tundmaõppimise, et ükskord öelda, et mina ja isa oleme üks. ja seda ilma, et me kahtleksime selles, vaid tõesti, kui me ütleme seda, siis kogu loodu tegelikult näeb seda, et tõepoolest, et see nii on. minu poolt aamen. Et ma tuletan siinkohal meelde, mis ma rääkisin siin mingi aeg tagasi, vist oli, kas oli see enne koosolekut või salvestusväliselt, kus ma nägin unenäo, kus oli taevas, üle terve taeva oli nagu idast läände oli vikerkaar, mitte selline kaar nagu tavaline, vaid see oli nii kaugelt, kui silm seletas, kus üldse idast võib vaadata, kuni nii kaugele, kui silm selle üle terve taeva oli vikerkaar nagu selline suur sall. ja need värvide järjekorrad, need ei olnud päris nagu sellised, nagu ütleme, see füüsiline vikerkaar, mida me võime taevas näha. aga ma nägin nagu, kuidas Jumal oli avanud meile maa peal teekonna tema sügavuti ja täielikuks tundmaõppimiseks ja see oli läbi selle vikerkaare nagu värvide. ja see oli nii, et iga see värv, näiteks see algas helekollasest, siis oli oranž, siis oli punane, siis oli roheline ja siis läksid need värvid, kuni siis oli see tume purpur, lilla või selline oli siis see kõige üleval. ja ma nägin, kuidas rahvas oli, ütleme siis selle karismaatilise liikumise ajal, ütleme, mis algas seal võib-olla, ma ei tea, 70-ndatel, 80-ndatel, kus rahvas hakkas äkki avastama, et
vau, me võime siseneda Jumala ligiolusse, nagu tuntavasse ligiolusse, sest et väga pikki aegu oli suhteliselt religioosne, ütleme, suurem osa kristlusest, kus oli vaja täita oma kohust, pidada käsku, eks ole, ja kõik need, aga ütleme, keegi ei oodanud sellist meeletut püha vaimu tuntavat, käegakatsutavat ligiolu jumalateenistusel või isegi omaenda elus, eks ole. Nii, ja see ma nägin, kuidas rahvas, kui avastas selle, et me võime kõik siseneda sellesse helekollasesse dimensiooni, kus me kogeme nagu lapsed issi ligiolu. Ja see oli selline, seal oli tohutu sebimine, see õnnelikkus, see rõõm, et kui jumala lapsed avastasid, et vau, ma tunnen ta ligiolu. Ja siis sealt oli, mõned läksid edasi, avastasid see oranž dimensioon. See oli nagu siin kuskil vahepeal või sihuke taevane dimensioon, kus see, kui sa sisened sinna, siis see valgus või see atmosfäär seal on nagu kergelt, uduselt nagu selline see värv nagu. Nii et need, ütleme, need dimensioonid, läbi mille õppida Jumalat tundma, minna talle lähemale kogu aeg, need olid nagu sellised, need kandis nagu eri sellist värvi. Või nagu seal oli nagu intonatsioon, ilmselt see tähendas rõhuasetusi, see tähendas vastutuse kasvu, see tähendas Jumala mõistmise sügavuse astet. Selle kollane oli lihtsalt niisugune lapselik rõõm, et ma kogen oma issi lähedal olu. Ma tunnen, et Jumal on päriselt olemas. Oranž oli juba, mõned läksid oranži ja ütlesid nendele, kes seal helekollases sellises dimensioonis olid, et dimensioonid olid pikad, need olid ikkagi, see ei olnud see, et täna siin, homme seal. Need võib-olla võtsid aastaid isikliku kogemuse läbi kasvada Jumalale lähemale, nagu rohkem Jumalasse või tema mõistmisesse. Ja nüüd seal, kes olid oranžis, sellises, nagu ütlesid edasi kollased, kuulge, tegelikult on rohkem, meil on võimalik rohkem isale lähemale nagu kasvada, kui seal selles helekollases õndsas tundes, et oi, ma tunnen issi ligiolu. Oi, püha vaim on siin, oi, ma naeran, oi, mul on nagu, ma ei tea, itsitan, mul on, ma ei tea, mul on judinad, mul on kananahk, oi, mul on jalad pehmed, issi on nii hea. See on see beebi, see helekollane, eks. Oranžis juba öeldi, et teate, võib-olla vaimuannid toimivad ja teate, nagu juba rohkem asja on. Ja siis olid seal, inimesed olid nagu vaimustuses, et vau, kas on veel enam kui see helekollane, et kogeme Jumala ligiolu. Ja siis mõned üksikud olid liikunud sellisesse punasesse tsooni, kus Jumal rääkis nendega juba palju tõsisemalt. Ja nemad juba, seal oli rohkem juba niimoodi, et inimesed liikusid nagu see oli üksinda, see oli tema tee, see oli tema tee Jumalaga, kus oli rohkem seda, ma ei ütle mitte eraldumist inimestest vaid see teekond läks inimese enda sees ja nüüd tema isiklikult tahtis päriselt isa sügavamalt tundma õppida ja nad hakkasid üksinda nagu otsima seda, mitte enam kollektiivselt. Helekollases sellises dimensioonis käis sihuke tohutu sebimine. Selline, oi, kas sa ka tunned, oi, kui lahe oli. Kõik läksime koju ja nüüd ootame järgmist koosolekut. Seal oli selline kollektiivne erutus, et me kogeme isa ligiolu. Ka selles oranžikas, seal oli sellist väga palju sellist grupiviisilist sellist põnevust, aga punases tsoonis hakkasid inimesed juba saama aru, et kuule, isa kutsub mind ja mina vastutan selle eest, et ma ise kuulen tema häält ja ma pean tema kuulmiseks eralduma rohkem paastuspalves, kuulma, mida ta mulle räägib ja ma ei saa enam kõike kõigiga jagada. Ja siis, kui see sõna kuskilt hakkas jõudma juba, kas te teate, on olemas ka roheline, nende sellise roheliste toonide dimensioon ja kas te teate, tegelikult on veel sügavamale, on jõudnud meieni kuuldused, et on inimesed, kes on kogenud siniseid toone, nad on elanud aastaid hoopis sellises Jumala tundmises, millest me ei ole undki näinud ja kuskil on need, kes on
saanud puudutada seda purpurtooni, seda tumelillat, aga seda on ainult, me oleme ajaloost või kuskilt meil on jõudnud üksikud signaalid, et on inimesed Jumalasse kasvanud nii lähedale, nii sügavasse, et nad on selles. Ja nagu ma nägin seda, kuidas see teekond läbi, see oli nagu üle terve taeva olid need värvid nagu vikerkaar, nagu sall selline, sellised dimensioonid. Et ma sain aru seda, et kui sa ühte dimensiooni sisened, siis algab üks kõndimise teekond. See ei ole niimoodi, et sa ronid nagu redelit mööda, vaid see tähendab võib-olla aastaid selles küpsemist, selles kasvamist ja siis ühel hetkel Jumal avab su ees ja sa avastad, et tegelikult on midagi muutunud. Ma olen täiesti uues, Jumal räägib minuga teistsuguse intonatsiooniga. Ta räägib minuga enam mitte nii nagu selles helekollases titevaimustuse dimensioonis, vaid ta kuidagi räägib minuga juba nagu personaalsemalt. Ja ka see võtab aastaid ja kui on see punane tsoon ja ma nägin seda, et need on need dimensioonid, kui ma ei oska paremat, need sfäärid, need Jumala tunnetuse, Jumala tundmise sfäärid, need on see, kus me oma elus kõnnime koos Kristusega, koos püha vaimuga. See on teekond, see on matk. See ei ole ainult nagu ülespoole liikumine, vaid see on ka horisontaalselt selle Jumala tundmise, kogu selle sfääri omandamine, selles küpsemine, kuni sa järsku, kus see sind enam ei rahulda ja sa hakkad otsima ja ühel hetkel sa avastad, sa oled liikunud, Jumal on lubanud sind täiesti uude dimensiooni, uude sfääri, talle lähemale. Sa mõistad teda palju sügavamalt ühtäkki. Sa mõistad ta tõdesid nii, et sa võib-olla ei oskagi seda, ütleme sellele helekollasele kogudusele üldse edasigi rääkida, sest neil puudub see mõistmisvõime, see sõnavara, mis sul on, mida sa püüad edasi anda. Nagu Pauluski ütleb, et seda on raske sõnadega edasi anda, mida tema taevas nägi, eks. Et on ainult, sa saad seda keelt rääkida nendega, kes on valmis seda kuulama, kes igatsevad enamat. Aga see ei ole enam, ütleme, need, kes endiselt on vaimustatud sellest, et issi neid kõdistab ja nad saavad itsitada ja naerda ja pikali kukkuda ja maas ennast rullida ja lõkerdada. Sa ei saa talle rääkida, ma ei tea, isegi mitte 5. klassi matemaatikat. Sa ei saa talle rääkida keskkooli matemaatikat või midagi muud, sest et nad ei ole veel selle koha peal. Ja ma räägin seda nagu, ütleme, ma ei räägi seda mitte, siin keegi võib öelda, et tead New Age astmed ja kõik ei ole. Seda on rääkinud kirikupühad läbi aastatuhandete. See on tõde. Me peame kasvama. Aga nüüd, mis selles unenäos oli, kui ma nägin seda kõike, et rahvas avastas järsku eelmisel sajandil, et on võimalik kogudusel siseneda helekollasesse sfääri, kus terve kogudus kogeb püha vaimu kohalolu. Ja siis, mis kõik sellega seoses on, siis mida ma nägin? Kõrval olid need, kes kogu seda asja jälgisid. Ja nendel läks kohe tuluke põlema. Kuidas kaubastada seda, mis praegu nüüd tuhandetele ja miljonitele peale läheb? Kui miljonid kristlased on vaimustuses püha vaimu ligiolust, ainult et minna ja siis ülistada ja laulda püha vaim lange, saamata aru, et püha vaim on sinu sees. Nad ootavad, kuni siis need manifestatsioonid hakkavad, see hingevärelus nüüd äkki siis langeb väljastpoolt nende peale. Nii, nüüd on, Piibel räägib nendest, kes on need kaupmehed, ilmamaa kaupmehed. Kaupmehed nägid, see on see, mis müüb. Nõudlus on praegu ligiolu järele. Me pakume seda, mida rahvas tahab. Me kaubastame ja paketeerime nendesse kilepakenditesse portsjoniteks Jumala ligiolu
kogemise võimaluse ja müüme seda sellele rahvale, kes muud ei tahagi, kui ainult kogeda seda helekollast püha vaimu õndsuse udu ja koos sellega kõik, mis kaasas käib. Nii et mida ma nägin seda vikerkaart, ma nägin, mis hinda maksab läbi aastakümnete otsida Jumalat ja kasvada ühest sfäärist teise talle lähemale. Ma nägin, kuidas kõrvale tulid siin maa peal, tulid kaupmehed oma lettidega ja seal olid kilepakendites, nii nagu ütleme, voodipesupakendid või sellised pehmed pakikesed. Pehmetes pakendites kiles oli see midagi helekollast sellist. Ja nad müüsid seda kiiret odavat varianti, kuidas osta seda ligiolu, mida sa igatsed. Sa lähed sinna laua juurde, sa maksad ühe väiksema summa, see on küll võib-olla kuskil made in China või kuskil mingi Temu või ma ei tea, mis need odavad firmad on, aga sa saad palju odavamalt sellesama, sa saad selle ära kogeda ja on rahu majas. Ma nägin seal ühte sellist väsinud pereema, kes oli tulnud töölt toidukottidega ja nüüd ta on väsinud, ta peab minema koju, tal on lapsed, tal on vaja süüa teha. Ta ei jaksa mõelda selle peale, kuidas läbida neid eri värvi, neid Jumala sügavustesse lähenemise ja nendest läbikasvamise dimensioone. Ja see naine vaatas seal tänaval, vaatas selle vikerkaare poole ja vaatas selle laua poole. Ja ta leidis, et ta ei jaksa ise Jumalat otsida. Ta läks selle laua juurde ja ostis selle pääsme õhtusele püha vaimu koosolekule, kus ta saab minna kerge vaevaga kogeda Jumala ligiolu, võib-olla kogeda midagi Jumalalt, kuulda midagi Jumalalt ja ilusti õhtul koju minna ja asi on korras. Ta ei pea eraelus vaeva nägema, et kasvada Jumala tundmises. Nüüd, mina saan aru nendest sellistest väsinud inimestest, kellel on lihtsalt see koormus ja koorem selles elus nii suur, et ta ei saa kogu aeg olla ainult sõnas ja paastus ja palves. Ja ma saan aru, et selline esmaabi väsinud inimesele on väga-väga hea. Ma ei räägi midagi selle vastu, et meil on koosolekud, kus on püha vaimu ligiolu. Inimesed on nii traumatiseeritud, nii kurnatud, nii katki, nii väsinud. Sa ei saa talle öelda, et mine otsi paastu ja palveta, tead, ta on liiga väsinud üldse. Sa pead ta kuskile panema rea peale, sa pead ta jalad panema kas või stardipakulegi. Ja selleks on need püha vaimu koosolekud väga head. Millest mina räägin? Ma räägin kaubastajatest. Ma räägin nendest, kes on püha vaimu ligiolu, püha vaimu õhtute korraldamise teinud oma kaubaartikliks. Ja ma räägin nendest nüüd, kes tegelikult võiksid maksta ise hinda ja kasvada ja otsida Jumalat ja kasvada talle lähemale, aga nad valivad leppida ainult sellega, et ta läheb jälle ja ostab selle pääsme sinna koosolekule, kus professionaalne ülistustiim toob püha vaimu, kutsub püha vaimu esile, nii et ma saan jälle kogeda kõike seda rõõmu ja õndsust ja mida iganes siis sellega kõik kaasas käib. Mul on hea olla, ma lähen koju ja ma ei pea mõtlemagi, et ma peaksin, et tegelikult on võimalik sellest helekollasest Jumala ligiolu beebifaasist, mul on tegelikult võimalik kasvada üles täis mehe faasi. Ja mul on võimalik kasvada sellesse, nagu selles kreekakeelses Uues Testamendis on paateri faasi, selle, kus sa oled vaimulik vanem juba, kus sa kannad täisvastutust ja sa esindad taevast isa juba nagu kõigi atribuutidega, sest sa oled maksnud hinna tema otsimises, sa oled maksnud hinna maksmisel, sa oled maksnud hinna katsumustes, sa oled vastu pidanud tuleahjudest, proovidest, sa oled jäänud ustavaks, sa oled jäänud püsima, sa oled võitnud ja tulnud ja see võtab aastakümneid. Ma nägin, et see vikerkaar, mis oli, see oli väga selge. See võtab aastakümneid. Mitte keegi ei saa öelda, et
mina olin eile kollases, ma olen täna oranžis, homme punases, ülehomme mul on juba lillase purpurfaas käes, ei ole. Mitte kunagi ei saa, see on terve elu, see on terve elu ja võib-olla me ei jõuagi ja seal polegi, noh, me oleme ühel päeval, me oleme taevas nagunii. Ma räägin sellest, mida on võimalik kogeda ja esindada isa siin maa peal. Eks nüüd need, kes võiksid tõesti kasvada, nad keelduvad, sest on odavmüügifirmad, mis müüvad seda närvikõdi, judinaid ja kananahka ja kõike seda. Nad tulevad ja kaubastavad ja saal on täis ja rahvas jookseb kokku, et saada seda kogeda. Ma ütlen tegelikult teile tõtt. Need, kes on liikunud edasi sinna, kus ta liigub ise ja üksi juba Jumala tundmises, mitte üksi kogudusest lahus, vaid üksi oma intiimses, tõsises isa-poja suhtes, hinna maksmises, katsumustes, läbi tulemises, tuleahjudes püsimises, kannatustes, andestamises. Need, kes on oma Jumala suhte rajanud sügavustesse, ilma seda reklaamimata, ilma selle üle kellukest kõigile helistamata, need, kes on päriselt teel Jumala sügavustesse, need ei jookse nendesse Hele Kollase Ligiolu koosolekutele. Kui sina oled läbi tulnud sellistest katsumustest, sa ei lähe sellisesse odavmüügipakkumisse, et kogeda natukene mingit välist närvikõdi. Sest Jumala ligiolu, mida sina kannad, on niivõrd palju kaalukam, raskem ja sa tead, kui palju see sulle on maksma läinud. Sa ei lähe seda lahjendama. Vot see oli ka see, millest Hannes tegelikult rääkis, see kutse või see Jumala sõna ja see ütlus, mida Jumal ütles, et kuulge, ärge teie ka jääge nüüd kämpingusse, sellesse leeria laagrisse, selle ümber, et pojad ja kõik ja nii ja nii ja nii, vaid kas te saate aru, kui palju dimensioone teil on veel elu sees, et üldse te saaksite rääkida isa tundmisest, Jumala tundmisest, et hakkame liikuma, hakkame maksma hinda, kes seda veel teinud ei ole ja jätame need esimesed alged, need esimesed arusaamised, millest me lapselikult käsi plaksutades aru saime. Et vot see oli nagu minupoolne panus, kuna see vikerkaare nägemus ei läinud salvestusse, siis ma mõtlesin, et see oli ka kutse edasi liikumisele ja küpsemisele sinu teekonnal isas ja isaga. Et sa jätad selle, mis on taga ja sa sirutud selle poole, mis on ees oma suhtes isaga. Sa ei rõõmusta enam ainult selle üle, et oi kui tore, kas ma ei ole enam Nepios, ma olen Pythonist, äkki ma olen Neoniskos, äkki noh, ma olen kõva tee. Ei, jätame selle, liigume nüüd selle sõnumi juurest edasi ja kasvame isasse ja kuulame, mida isa meilt ootab, kui ta tahab, et me kasvaksime ülesse sellesse, nagu Hannes ütles, et kui Jeesus ütles, kes on näinud mind, on näinud isa. Ta ei öelnud, kes on näinud mind, on näinud, milline poeg peab olema. Ta ei rääkinud igavesest pojast, on ju. Ta ütles, kes on näinud mind, on näinud isa. Mis on siis see siht? Kui sind ja mind nähakse, siis peab olema näha mitte poeg. Jaa, poeg ka, kindlasti. Aga poeg, kui me kasvame ustavuses ja kõik, ühel hetkel peab olema näha meis mitte enam poeg, vaid isa. Vot see on tegelikult see siht, kuhu me oleme kasvamas, kuhu me oleme teel. Ja siin on jalad kõhu alt välja ja hakkame liikuma. Ja see sõnum on tegelikult kõigile, kes iial seda vaimus püüab kinni või seda sõnumit kuuleb. Nii et ma panen ka omalt poolt sellele punkti praegu ja jätan teid siis mõtlema, arvamust avaldama. Aamen. Jaa. Ühesõnaga, ükskõik millesse kinni jäädakse, ei ole ju hea. See on Siilile ka selge. Lihtsalt mul tuli selline mälestus ühest filmist, kus abielupaar
Nad ei olnud abielus, aga elamisloa saamise eesmärgil nad pidid, eks ole, selgeks õppima valeidentiteedi. Ja siis nad kogu aeg korrutasid seda lugu läbi, eks ole, mis nendega on juhtunud, kes nad on ja kuidas nad tuttavaks said ja nii edasi. Ja siis tuli ametnik, on ju, ja nad ei tohtinud eksida. Ja kohati see kinnijäämine meenutab sedasama, et sa tegelikult, kui sa kogu aeg ütled, jah, nagu Hannes ütles, siis sa ise ei usu. Sest kui see oleks loomulikult sinu lugu, sa ei peaks seda pähe õppima, mõtlema ja niimoodi ette kandma kogu aeg. See oleks lihtsalt sinu integreeritud osa sinu loost. Mind puudutas ka mõned asjad ja see on tõsi, et kui sa tuled Jumala juurde, et siis see kõik on nii põnev ja nii äge ja siis sa tormad ja jooksed igale poole koosolekutele sinna-tänna aga ma mäletan ka seda kogemust, et tihti, et sa käisid ära nagu said, nagu olid, aga koju läksid, oli nagu vesi peale tõmmatud, kõik oli ikkagi samamoodi, midagi nagu muutunud ei ole, sa said võib-olla mingi laksu kätte seal koosolekul aga sisemine muutus, seda nagu ei olnud. Ja no kas see päris tõeline ka oli, mis siis seal nagu said, seda ei tea. Aga kui sa tõesti kasvad, siis sa enam ei taha. Sa ei taha igale poole, sul ei ole vajadust enam minna. No ei ole vajadust aga ma olen näinud veel ka, kes peaks olema juba tegelikult päris niimoodi küpseid ja ikka aastaid olnud Kristuse juures ja nad käivad, otsivad neid, kus nagu püha vaim oleks hästi ligi ja ka just nagu saada mingisugune kaif kätte või. Aga mul tuli meelde nagu üks koht kuskil, keegi nüüd on siin nagu seda maininud, et ma ei taha, et püha vaim külastab meid, vaid püha vaim on kohal olev, ta on kohal, et ta on kogu aeg kohal. Mitte, et lihtsalt, et ta külastab meid ja siis me saame selle, aga et ta oleks meiega kogu aeg kohal. Ta ongi kohal, aga No need, kes ei raja temaga suhet, kes ei arenda, kes ei kasva selles igapäevases suhtes, need jooksevad, et kohtuda püha vaimuga mingil koosolekul. Ja. Aga kas need värvid olid väga-väga lahe. See kohe niimoodi pani ennast vaatama, et kus ma olen või mismoodi või kuidas või, see pani mind ka mõtlema kõigi nende kõrbeisade peale ja ütleme need ajaloolises kirikus või kiriku ajaloos, need, kes on rohkem sellised eremiitlikud olnud ja kes läksid just nimelt selles ühest Jumala tundmise sfäärist teise ja otsisid aina sügavamalt, läksid aina sügavamalt Jumalasse, mis nendes ka kasvas. Jumala ligiolu nende endi sees kasvas niimoodi, et rahvas oli nõus pikki maid kulgema läbi kõrbe, et neid kõrbeisasid üles leida, sest nendel oli vägi ja nendel olid vastused. Ja nad elasid ka loomariigiga ju täielikus harmoonias, küll selles Vene ortodoksi pühad, kuidas iganes neid nimetati, nemad elasid seal karudega kuskil mujal, kus oli hunti, ma ei mäleta, kes see oli, Franciscus või kes on hunti oma vennaks nimetas. Nad elasid Jumala tundmises sellises harmoonias, et nad kogesid Jumalat kogu loodus ja vaadake, mis on selle looduga siis. Loodu loodi ära tundma poega, Jumala poega. Ja millal loodu hakkas mässama inimese vastu, kui ta ei tundnud enam Aadamas ära loojat. Ja loodu pani oma südame kinni. Ja loomad panid oma südame kinni ja loodu enam ei usaldanud Aadamat, kes ei kandnud enam isa näopilti, isa sarnasust, isa ligiolu, eks. Aga nüüd need, kes on tõesti õppinud ja maksnud hinna, et mõista isa sügavamalt. Mida rohkem isa nendes kuju võtab, seda rohkem suuremas harmoonias nad elavad looduga. Ja kuni selleni tõesti, mida me loeme kiriku ajaloost, et hundid ja karud on sõbrad ja kõik ja loomad
ei muutu agressiivseks, vaid pigem otsivad abi ja tulevad nende juurde, sest loodud tunneb ära oma looja. Kui see looja Jumala pojas on hakanud kuju võtma, eks. Aga mis täna, sellest ei ole midagi siin, mis üldse looduga toimub, see on ju loodu on praktiliselt ju viimastes peaaegu et surmatõmblustes siin ookeanid ja kõik, mida inimkond on suutnud teha. Ja samas ka ma mõtlen, et need kõrbeisad ja need, kes mungad eri aegadel ja kes on otsinud Jumalat sellistes, ma ütleks, nendes rohelistes, sinistes ja purpurtoonides, siis mis on ka, nendel oli meelevald. Ja seal, vaata, kui isa on teinud ennast nii mõistetavaks pojale ja pojal on isaga selline üks olemine, siis on see väljendub ka tõelises meelevallas loodusjõudude üle. Kui nemad midagi ütlevad, siis see torm peatub, see vihmapilv pöördub tagasi või kuidas iganes. See väljendub, vaata see isa ja poja üks olemine, see väljendub ka reaalselt meelevallas. See väljendub selles, et loodu elab rahus nendega ja samas ka need jõud, kes ei taha olla Jumalaga rahus, nad peavad alistuma ja kuuletuma nendele, kes on kasvanud Jumalaga niivõrd kokku ja niivõrd üheks. Nii et tegelikult on meil pikk tee käia, otsides kõike, mis Jumalal meie jaoks varuks on. Meil ei ole päevaga enam raisata, et heietada ühtesid ja samu vanu kulunud tõdesid. Olete minuga nõus? Mina lihtsalt tahan näha, et me liigume edasi igaüks isiklikus elus. Õnneks meil ei ole mitte ühelgi kommet joosta igal pool, kus iganes pakutakse odavmüügis mingisuguseid hingevärinaid. Aga mis on see, et kuhu me oleme jõudnud sealt paigast, käigem, kõndigem edasi, mingem edasi, nagu Paulus ütleb. Ja et igaühe isiklikus elus, kas sa tead, et kuhu iganes Jumala tundmise faasi või sfääri sa oled jõudnud, tead, selle taga on midagi palju, palju sügavamat, võimsamat, vapustamavat, igas mõttes tohutu palju suuremat kui see, mida sa täna tunned. Nii et tasub võtta see aeg ka paastus ja eralduses, et küsida, Jumal, kas sul minu jaoks ka on veel uksi, mida avada, uusi arusaamisi, uusi ilmutusi isiklikult. Ainult nagu iseenda isikliku elu jaoks, kas ma tohin, palun sind uuesti hakata uuel viisil sügavamalt tundma õppima. Et ma selles mõttes ma kutsun küll üles, et ärme unustame seda koosolekut. Pane omale kas või lipiku peale kirja vikerkaar, et sul jääb see meelde, et sa hakkad palvetama, et Jumal, kas sul on minu jaoks ka sinu südame sügavamas tundmises täiesti uusi sfääre, mida ma veel ei tea. Ja otsime kõik teda. Aamen.